Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti Laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere päevast, head sõbrad! Mul on väga hea meel jälle teiega kohtuda ja Eesti Laul on vahepeal kõvasti edasi arenenud. Nimelt on selgunud, kes on need artistid, heliloojad, kes on jõudnud Eesti Laulu poolfinaali ehk siis 24 parema sekka. Ja täna me natukene arutame nende nimede üle ja koos minuga on siis stuudios ka Priit Vare. Tere, Priit! Tervist! No kui sa natukene vaatad üldiselt nende nimede peale, siis mis su esialgne mulje on ilma neid laulu kuulnud? Minu arust on päris äge valik selles mõttes, et siit saab nüüd küll ainult veel põnevamaks minna. Sest et tõesti hästi kirju on see seltskond, on päris palju tuttavaid nimesid ja mõned üllatused ka sekka ja no, kõik eeldused on olemas. No üks asi, mis minule silma jäi ja mis tegelikult tuli ka välja meie podcasti esimesest osast on see, et sel korral tuli ikkagi selline laul ära saata, mis kohe on võimalik raadiotesse saata ja siin selliseid naljademosid justkui ei ole. Peaksid olema jah, päris valmis lood ja ma usun, et eelžuriil oli palju lihtsam selle võrra. Ja mis omakorda näitab ka seda, et no, ma ei näe siin selliseid nimesid, kes võiks olla potentsiaalselt sellised kassiloo esitajad, mida me oleme näinud nii Eurolaulul kui ka Eesti Laulul. Ilmselt mõne looga nalja saab, aga päris kassilugusid ei paista küll, jah. No aga hakkame järjest minema ja üritame siis natukene tausta avada, kes need tegelased on ja kõigepealt siis sellised tegelased, kes said rahvale avalikuks neljapäeva õhtul ning Udo Sepp looga I'm sorry, I messed up. Loo autor on Andrei Zevakin. Väga huvitav kombo, Udo Sepp siis kõige värskem superstar, Andrei Zevakin väga populaarne YouTuber ja eelmisel aastal samuti Extra Basicu ja Emily J-ga Eesti Laulu finaali jõudnud tegelema. Ja noh, Udo Sepa laulja võimekusest teavad ju kõik ja ta on nüüd tükk aega kuidagi natukene kadunud ka olnud ja ma arvan, kui ta sinna lavale tuleb, siis ta ikkagi on päris veenev. Kusjuures minu meelest ta ei ole ühtegi inglisekeelset singlit pärast Superstari saate võitmist teinud. Ja mis on ka päris huvitav. Et saab näha. Ja kas see on karuteene, eks aeg näitab, sest et mul on tunne, et ta tegelikult selle Superstari saate võitis just tänu sellisele Eesti maisusele. Aga järgmine lugu Georgia on my mind, kohe väga tuttav pealkiri, aga täiesti uus kaste, solistiks Egert Milder, loo autorid Kaspar Kalluste, Matteo Caprioli ja Egert Milder. Egert Milder on ka Eesti Laulu kontekstis väga tuntud nimi, tänavu Kerli Kivilaane loo Cold Love, üks autoreid siis on Kare Kauksi tütre Keter Orava viinud Eesti Laulul finaali 2016. aastal koos Liis Lemsaluga on käinud Eesti Laulul. Veteran. Ja samamoodi on veteran üks selle loo autoritest Kaspar Kalluste, kes lava pealt paistab paljudele lihtsalt trummarina, aga tegelikult ta on ju siin väga paljudes projektides olnud selline siduv mees alates siin Tanel Padarist kuni ma ei tea kelleni välja ja samal ajal ka võrratu jazzmuusik, nii et siit võib üks päris lahe number tulla. Ja Matteo Caprioli kohta ma suutsin nii palju välja guugeldada, et mees peaks olema Hamburgist. Ega ma midagi muud ei leidnud eriti. Asi seegi. Järgmine lugu, Heartwinder, esitajaks German ja Violiina, loo autorid Timo Vent, Ebe Roon, Karine Jessica Kostla ja Liis-Marii Vent. No Ebe Rooni kohta tuleb ütelda, et temast me räägime tänase saate jooksul veel, tema peaks olema siis Rootsi produtsent, Timo Vent on jällegi tõeline veteran, Eurovisionil käinud nii Tanja Meisingu loo ühe autorina, Birgiti loo ühe autorina kui ka eelmisel aastal Elina loo ühe autorina. Violiina on siis juba paljudele tuttav selline viiulitrio, kes koos Rolf Roosaluga 10 aastat tagasi tegi ühe väga maagilise etteaste maagilise päeva näol ja Germani kohta suutsime nii palju välja uurida, et tema on ka erinevates saadetes kaasa löönud, nii tippmodelli saates kui ka Superstaari saates. Ja ta on lisaks veel elukutset juuksur. Nii et karta on, et sassis peaga ta lavale ei tule,
ta on üritanud ka väikest viisi soolokarjääri teha ja veel suvel ta andis laula välja siin koos Sven Tõhmusega. Aga tundub, et siin on toimunud ka väikene selline tallivahetus ja eks paistab, mis siis saama hakkab. Igal juhul sellest tuleb ilus number, sest kui on supermodelli saates käinud mees ja siis veel violiina tüdrukud sinna kõrvale, siis ilmselt selle peale rõhutakse. No kui me ikkagi lähtume mingisugusest stereotüübist, et selliste hääletussaadete puhul helistavad peamiselt noored tütarlapsed, siis peaks sellel numbril olema päris hea võimalus. Ei tea seda numbrit veel, muidu ütleks. Aga vähemalt German on ilus poiss. Hingelind on järgmine lugu, esitajaks on Janet, loo autorid Marek Rosenberg, Lauri Lembinen, Kadri Lepik ja Janet Vavilov. Janet Vavilov on ka teinud muusikat Andrei Zevakiniga, kellest oli juba Uudo Sepa puhul juttu ja ma leidsin ühe video, kus ta laulab ka koos Viinalassi Norma venna Joshuaga ja Marek Rosenberg on ka saanud euro või Eesti laulu karastuse kätte, kirjutas tänavu Ranelele loo Supernova. Ja muide Kadri Lepiku puhul ma leidsin sellise fakti, et kui 2016. aasta finaalis Isaac Elliot, Soomestaar, tegi sellise vahenumbri finaalis, siis tema saatis Isaac Ellioti klaveril. Ahaa. Igal juhul on see selline huvitav kooslus, mille kohta ei oskagi mitte midagi öelda ja seda infot on nagu kuidagi üldse kõige vähem. Ja tõesti ei tea, mis siin saama võib hakata. Aga lugu on eesti keeles. Lugu on eesti keeles ja kui natukene nüüd üritada selle Ranele Supernovaga mingisugust kontakti luua, siis võib-olla selline mõnus eesti tümm võiks olla, aga võib-olla paneme täiesti mööda. Hingelind jällegi pigem vist ennustab ballaadi. Ja mis omakorda võib olla, et nad hakkavad üksteiselt hääli röövima, kui nad tõesti on sarnased. Aga järgmine lugu, mille kohta mina ütlen, mina oskan veel vähem öelda, on esitaja Viinerid looga Kappa Kohi sidekriips LA suured, ehk siis mingisugune LA Los Angeles paralleel, loo autorid Peeter Põder, Hardo Hansar ja Martti Kask, kusjuures ma leidsin, et vähemalt need 12 tegelast on väga aktiivselt seotud selle rühmitusega, mis saadab väga palju Eesti noori suveks Ameerika Ühendriikides raamatuid müüma, nii et äkki siit tuleb see mingisugune LA seos. Ma olen nii palju kuulnud, et tegu on räpilooga ja see pidi olema tõesti päris naljakas. Ja kui need poolfinalistid välja kuulutati, siis Birgit õigemeel Sarrap nentis, et tema kui Kohilast pärit inimene on ka sellesse laulu sisse kirjutatud. Nii et saab päris huvitavaid riime ilmselt kuulda. Ja mingi potentsiaal, et sellest laulust võiks saada seekordse Eesti laulu selline naljalugu. Noh, ehk vähemalt sedagi. Järgmine lugu esitaja Revals ja lugu pealkirjaga Kirjutan romaani, loo autor on Jaanus Saago. No Revals on ka juba väga kõvasti kanda kinnitanud Eesti muusikas ja seal on üks väga oluline figuur ka Tanel Pandre. Väga huvitav, mis see lugu võiks nagu endast kujutada. Revalsi helipilti me umbes ju teame, kui palju see nüüd suurel laval läheb rahvamassile korda. Jaanus Saago iseenesest on ju käinud ka Eurovisioonil Malcolm Lincolni taustalauljana ja ta on tuttav Superstaari saatest ja üleüldse see Revals tundub olevat selline päris paljudele selline lemmik, kes ma arvan võib endale hääli saada küll, kas või läbi igasuguste protesti häälte. Ehk siis, et kuulge, et vähemalt üks bänd oli laval ja tegi ka muusikat ja ma arvan, seda me kindlasti näeme. Ise küsimus on see, et selles grupis lööb maru palju inimesi kaasa tavaliselt. Aga selle konkursi raames tohib nüüd lavale minna ainult 6, et huvitav, keda siis kõrvale jätakse. Kusjuures ju, kas veel selle aastanumbri sees oli ju Revalsis ka mingisugune hargnemine, et teatud seltskond läks ära, võib-olla siis kokkuvõttes on nüüd alla 7 liikme. Eks paistab. Aga kui sa ütlesid, et siin Revalsi puhul võib olla palju tulehingelisi fänne, siis täpselt samamoodi ka järgmise esitaja puhul Sünne Valtri on pannud siis leivad ühte kappi ansambliga Väliharf. Nende esimene tutvus on võib-olla TV3 kunagisest saatest Rahvabänd, sellepärast et Sünne oli seal saatejuht ja Väliharf oli vähemalt esimesel hooajal väga edukas. Ja lugu on Majakad,
Autorite seas ma ühtegi väliharfi meeste nime ei näe. Väliharf koosneb siis Marko Matveist ja Anto Siimsonist. Üks mängib gitarri, teine mängib lõõtspilli ja nad tavaliselt maapidudel teevad väga pikki simmaneid. Kuidas nüüd nad Sünne Valtriga hakkavad kokku tepsima? Ma ei tea, vähemalt e-žürii nad põlusid ära. See on üleüldse kogu sellest pundist võib-olla üks selline, mina ootan seda numbrit kõige rohkem üldse, sest et lisaks kõigile on Aapo Ilves, vana riimimeister, teinud selle loo sõnad, nii et mis asi sellest tulla võib, see on, ma arvan, üks selline huvitavamaid küsimusi. Jaa, siin võib tõeline jokker olla mängus. Järgmine lugu Miljon sammu, esitajaks Merilin Mälk, viimase Superstaari saate oli vist pronksi omanik, kui ma eksi. Jaa, sai 3. koha. Mille võitis Uudo Sepp ja loo autorid on välismaalased kui Jaana Hallas ja Merilin Mälk ise välja arvata. Ma saan aru, et see on päris nagu Universali sisend. Jah, just tundub, et Merilin Mälk on saanud endale plaadifirma. Vähemalt väljakuulutamisel selline mulje jäi, et siin on taga siis tõesti rahvusvaheline seltskond ja kui Universal millegisse usub, siis ma arvan, panustatakse päris palju. Järgmine lugu Only Dream. Esitajaks on Inger, kellega ma just samal päeval tegin intervjuud, kui oli Eesti laulu tähtaeg ja siis ta ei julgenud välja öelda, et ta ikkagi oma laulu saatis, aga siis ma ütlesin, et poolfinaalis näeme ja siis ta sellele ei hakanud vastu vaidlema. Poolfinaalis tõesti me Ingerit näeme, loo autoriteks Inger ise ja Karl-Ander Reismann, kellest me ka jõuame veel väga palju juttu teha ja Karl-Ander tegelikult oli siis ka eelmise aasta Ingeri loo produtsent, mis oli üks favoriit, aga ilmselt seetõttu, et Inger natukene ikkagi sellel suurel laval jäi nõrgaks. Jah, ta jäi nendele nahktagis meestele alla ja tuli siis 6. kohale ja mina pidasin teda ka eelmisel aastal ikkagi nagu mustaks hobuseks ja ma arvan, et nüüd on ta kindlasti tugevalt igasugust pavanärvi ja kõike endale juurde hankinud. Palju sõltub muidugi loost ka, nimi on juba olemas ja siit saab ainult edasi minna. Järgmist esitajat me nägime ka aastal 2019 Eesti laulu vähemalt poolfinaalis. Ping Pong on loo pealkiri, esitajaks Jennifer Cohen. Loo autori Jennifer Cohen ja Luisa Lõhmus. Cohen on ka siis käinud Superstaari saate viimase hooaja läbi, on sellisest USA Eesti segaperekonnast, mis on ta suurepärane avalik esineja ja selline väga aval tütarlaps, kui hästi see nüüd hakkab Eesti laulu laval välja nägema. Sel aastal veel nii hästi ei läinud, ta ei saanud poolfinaalist edasi. Aga Luisa Lõhmuse kohta ma leidsin seda, et ta on ka selline noor tegija, aga mitte väga palju rohkem. Ilmselt on sõbrandad. Ja selles osas on Eesti laulust üks äge konkurss, et tegelikult on ka noortel tegijatel suhteliselt hea šanss ju igal aastal edasi pääseda, kui vähegi korralik laul on, sest laulda nad mõistavad. Võib-olla just jääb puudu sellist suure lava kogemust, aga siit saab seda ka juurde ja läbi selle, et nad on kuidagi igal aastal kohal, siis tulebki hästi välja see, et kuidas keegi siis näiteks aastaga arenenud on ja ma millegi pärast arvan, et Jennifer on küll suure sammu edasi astunud. Järgmine lugu Right Time, esitajaks on Inga, loo autorid Peeter Põder, Allan Kasuk, Raul Kreps ja Inga Tislar ise. Inga on siis see tegelane, kelle tõttu sai Viktor eelmisel aastal Eurovisioonile, kui väga täpselt statistikasse vaadata, sellepärast, et kui Inga oleks saanud žürii käest 1 punkti vähem, siis oleks Sissi olnud kokkuvõttes seal superfinaalis Viktori asemel ja oleks kõik võinud minna hoopis teistmoodi, aga see milline päev, mulle tundus, et pärast Eesti laulu tegelikult milline päev hakkas tõeliselt toimima ja oli siin kevadperioodil ilmselt isegi kõige populaarsem nendest lugudest, mis Eesti laulud tuli. Just, ja mitte keegi seda ei uskunud, kui ma rääkisin seda juba enne poolfinaale, et tegelikult on see kõige kõvem lugu. Just selles mõttes, et see on nii lihtne, see jääb nii hästi meelde ja sellise nii-öelda hitivalem on täidetud ja nii ka läks. Tõsi, sel aastal on Inga tegelikult siin võistlus tules hoopis teise seltskonnaga. Nii et kõik sõltub jälle loost.
nagu Inga ise ka tõesti ütles, et ega see milline päev päris võib-olla tema stiil ei olnud, siis kui me vaatame näiteks Allan Kasuk, kes on ju Groovi ja Indrek Ventmanni selline maaletooja, siis ma ei kujuta ette, tema vist ei ole küll Ingale seda Inga meelist pärast džässi hakanud kirjutama. Jah, ma kahtlustan ka, et sealt me kuuleme hoopis siiski midagi muud, aga mida täpselt seda jälle ma ei oska ka pakkuda. Allanil on vahel sellised refrääni meloodiad ikka väga hästi välja kukkunud, nii et mine tea. Järgmine seltskond ka väga põnev või järgmine duo. Anett Kulbin ja Frederik Küüts on looga Right About Me. Anett Kulbin ka juba Eesti Laulu tõeline veteran, 2 korda käis ansambli Wilhelm ridades, kusjuures 2014 jõudis ka finaali ja 2016. aastal sooloartistina oli poolfinaalis ja Frederik Küüts on sellise bändi nagu Beyond endine liige ja Beyond küll natukene tegi teistsugust muusikat, kui Anett Kulbin on seni teinud, aga nagu ma aru saan, siis Frederik on selline kitarrimees nüüd, nii et igati huvitav. See on tõesti väga huvitav ja Anett on tegelikult ju pühendunud ka laulja karjäärile ja ma arvan, et ta on vokaalselt päris palju jälle edasi arenenud ja saab päris huvitav olema. Järgmine tegelane jällegi viimasest Superstaari saate hooajast väga edukas, Jaagup Tuisk, looga Beautiful Lie. No, Jaagup Tuisk siin eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses tuli välja väga ägedate videotega, ta on ka väga suur selline filmihuviline, nii et ma usun, kui mitte midagi muud, siis korralikku sellist muusikalilaadset möllu saab seal küll näha. Ja saab näha ka kindlasti kõnede tulva tüdrukutelt. Kas või välimuse pinnalt, kui lugu peaks alt vedama, aga ma miski pärast arvan, et ei vea. Jaa, absoluutselt, väga sümpaatne tegelane. Mõistame, et selles hetkes siin. Ja siis tõeline Eesti Laulu ja Eurovisiooni veteran Laura looga Break Me ja Laura on ise seal autorite ringis lisaks Janne Hyödö ja Jessica Hyödö, nii et tema jaoks täiesti uus seltskond. Jaa, aga ma arvan, et me siiski nii-öelda laval näeme vana head Laurat, seda, kes on toonud siis nii-öelda 2 korda pääsenud lausa Eurovisioonile ja siis veel ridamisi jäänud seal teistele ja 3. kohtadele, et ma arvan, et selle Laura me tunneme siiski ära ja ma arvan, et lisaks tema enda võrratule väljanägemisele panustatakse seal väga palju ka show'le. Ehk siis äkki tehakse see number kuidagi just telemõistes ägedaks. Aga siis autorid on vist enda Soome päritolu, kes tõsi ongi töötanud kuidagi rohkem Aasia suunal ja mingi selline jutt käib. Igal juhul Laura peaks aasta lõpus välja andma ka oma plaadi ja ilmselt see laul on siis üks lugu selle plaadi materjali pealt. No selle põhjal, mis seni on Laurat kuula olnud selle uue projekti raames, siis ilmselt on väga tantsuline. Jah, ilmselt võib arvata seda. Järgmine lugu By My Side, esitajaks Stefan, 2 korda järjest olnud Eesti Laulul superfinaalis ja loo autoriteks Stefan ise ja Karl-Ander Reismann jällegi. Eelmisel aastal 3 lauluga Eesti Laulul, sel aastal 4 looga, ka tõeline mees, kes oskab Eesti sitti kirjutada. No jah, tundub, et siin on nüüd küll Sven Lõhmus saanud endale järeltulija, et keegi on hitivalemi lahti hammustanud, mis ei pruugi olla selles mõttes nüüd ka see kõige suurem pluss, et sa saad nagu 4 looga edasi, et sa pead oma energia ikkagi nüüd kuidagi edasi jaotuma, sest et päris mitmetel artistidel ilmselt sellist kõva managementi taga ei ole, et sa saad nii-öelda käed taskus kõrvalt vaadata seda, kuidas artist läheb lavale ja sinu laulu esitab, et no tal tuleb ikka see aasta lõps ikka väga-väga tihe, et valmistada nende esinejate esinemisi ette. Tõsi, Stefanil peaks olema selline tagatuba päris suur nüüd just selle aastaga siis läinud suuremaks, et ta ju ka otsapidi on kinnitanud ennast sellesse Sven Lõhmuse tiimi. Tõsi, Sven Lõhmus siin selle laulu puhul ilmselt mingit rolli ei mängi, aga siiski managerid ja asjad on ühised.
nii et ma usun, et see laul mängitakse veel päris suureks. Ja absoluutselt, ja Stefan on ikkagi Ja. kogemust omandanud iga hetke, kui me võrdleme kas või teda Eesti laulul aastal 2019 võrreldes 2018 aastaga, siis edasiminek küll suur. Ja ma ütleks, et Stefan on üks nendest artistidest, kes ise nagu tahaks kõige rohkem. Ta nagu ei pelga seda, kui lambid põlema pannakse, vaid ta tõesti ootab seda, et siin on seda staari ainest ikkagi nagu väga kõvasti. Lõunaverd. Absoluutselt. Mis tuleks näiteks Eurovisioonil ju väga kasuks. Absoluutselt. Järgmine lugu Lean on Me esitaks Ziggy Wild, loo autorid Laura Prets, Valdur Viiklep, Sander Nõmmistu ja Henri Hannes Sell ehk siis Ziggy Wild. No Laura Prits on käinud paar aastat tagasi Eesti laulul, siis oli tal loo kirjutamisel abiks ka Epp ehk siis Andres Kõpper. Ja see oli see just, mis siin all vaikselt ka tiksub, aga nüüd ju tuleb puhas rocki lugu ja see vist on, ma eeldan, sest Ziggy Wild peaks olema ikkagi meil nagu rock-ensemble ja see siis tähendab ju seda, et see on nagu ainukene puhtalt rocklaul, nii palju kui ma esialgu aru saan kogu selles 24 seltskonnas. No kui me vaatame viimaseid Eesti laulu aastaid, siis ainukene puhas rocklaul tähendab üldiselt seda, et žüriilt tulevad päris korralikud punktid ja rahvalt tuleb suhteliselt vähe. Aga kokkuvõttes see võib tähendada siiski finaali kohta. Seda kindlasti. Siis läheme edasi looga Leelo, esitajaks Groove, loo autor Allan Kasuk, kellest me juba tegime juttu, et on ka Inga loos üks autoreid, on käinud 2 korda Indrek Ventmanni abistamas Eesti laulul ja siis korra on Groove ka käinud seni erilise eduta, aga see on kindlasti selline lugu, mille puhul on võib-olla kõige lihtsam ennustada, et mida me sealt kuulme ja nägema hakkame. Ja ilmselt, kas laulu pealkiri Leelo juba ütleb üht-teist ära ja kes on natukene Groove'i tegemistega kursis, siis paneb selle pildi päris hästi kokku. Tantsulema. Järgmine esitaja Mari-Liis Jõgeva, lugu Unistustes, Oliver Mazurchak ja Mari-Liis ise on loo autorid 4 aastat tagasi. Eesti laul 2020 kontekstis juba 5 aastat tagasi oli Mari-Liis Jõgeva ka Eesti laulul poolfinaalis looga 3 päeva tagasi. Ka selline kogenud artist, kes kogu aeg on nagu midagi teinud, päris 100% pole saanud vist muusikale pühenduda, aga ajab oma asja ja jälle püünel. Ja ma arvan, et võib-olla on mõni üksik aasta, kus ta ei ole proovinud. Päris mitmel korral tal on õnnestunud see, mis on muidugi lahe, et ta on üks vähestest eestikeelse poploo esitajatest selles seltskonnas. Nii, siis järgmine lugu tuleb ansamblilt Traffic. Jaa, ja siin on paslik vaadata ka loo autorite nimekirja. Absoluutselt, seal on nii Viktor Kroone kui ka Stig Rästa ja teisi mehi. Et see on kindlasti väga korralikult toodetud. Küsimus on nüüd, et kas see on, kelle lugu see nüüd on tegelikult? Et kas see on üks nendest lauludest, mis on pärit siis Stigi põhjatust sahtlist ja siis on lihtsalt palutud näiteks Viktor Kroon appi seda kuidagi läänelikumaks tegema või mis iganes touchi andma või on siis kogu see bande ikkagi istunud maas ja mõelnud Trafficule täiesti uue loo välja? Nojah, iseasi, kuivõrd on siin küsimus Stigi tagasihoidlikkuses, aga kui mina tema käest küsisin enne Eesti Laulu tähtaja kukkumist, et kas sa lööd ka kaasa, siis Stig ütles, et jah, mind viimasel hetkel kutsus üks seltskond. Aha, okei. Et siis võib olla tõesti see, et on ikkagi nii-öelda koos maas istutud ja spetsiaalselt Trafficule see laul tehtud. Trafficu nii-öelda kahjuks natukene räägib see, et ega nad ju ei ole viimasel ajal väga pildil olnud. Aga samas nad on jõudnud finaali lausa 3 korda ja korra siis kaotanud ju ainult Urban Symphonile. Ja täpselt. Ja lugu Für Elise oli ka ju Amazing võidu aastal 3, kui ma õigesti mäletan. Just, et nad kindlasti tuletavad ennast väga jõuliselt meelde.
Siis on selline lugu nagu Young, esitaja Rasmus Rändvee, kes oli Mart Normeti üks lemmikartiste üleüldse, nagu me kuulsime podcasti esimeses osas. Ja loo autorite seas taaskord ka Karl-Ander Reismann, see on siis tema 4. lugu. Ja siin nüüd ma arvan, et sõltub üsna palju sellest, millises vormis Rasmus parasjagu on, sest et ta ei ole ka nii-öelda 100% laulja, vaid tegeleb kõige muuga, aga me teame, mis tema sees on olemas, peidus, muidu ta ei oleks Superstaari saadet võitnud ja kui heasse vormi ta nüüd siis lähikuudel tõuseb, eks seda aeg näitab ja kui hea loo temale siis Karl-Ander Reismann kirjutanud on, seda saame ka kuulda, aga igal juhul ma arvan, et siin, kui finaali kohta ei tule, siis nad on kahekesi kindlasti pettunud. Ja tegelikult see kunagine Superstaari saade ja ka need varasemad esinemised Eesti Laulul näitavad, et Rasmus Rändvee on küll selline tegelane, kelle puhul see hetk, kui ta lõpuks lava peal on ja on see esitus, siis ainult tema panused tõusevad. Ja, just, et võib-olla ennustuskontorid kohe ei pane tema peale mingisuguseid rahasid, aga kui tõesti on aeg lavale minna, siis olukord muutub. Selline huvitav esitaja nagu Shira teeb sel aastal Eesti Laulu kaasa, aga seal on Karl-Ander Reismann üks tegelastest autorite seas. No mina selle Shira kohta ei suutnud midagi leida kausel. Tegelikult tegi Shira sellel suvel ühe loo koos Stig Rästaga. Ja kui keegi pani tähele, siis Stig tegeles siin vahepeal sellise grupiga nagu Kisma. Ja seal ühes hitis Shira just lauliski ja väidetavalt Shira ongi olnud seotud suhteliselt palju selle sama Stigi pundiga ja tema olla laulnud siis sisse ka tegelikult eelmise aasta Victor Crowni loo Storm Backid. Ehk siis antud hetkel on tegemist välisartistiga? Aga tegelikult vist on tegu ikkagi Eesti tüdrukuga. Täitsa, see oli küsimus, sest ma tõesti ei tea. Minu arust peaks olema ikkagi Eesti tüdruk. Igatahes väga põnev. Järgmine esitaja on Renate, looks videomäng ja loo autor on Renate Saluste ise. No Renate, natukene ma võrdleks ta võib-olla siis Maris Jõgevaga, kes on kogu aeg kuskil seal püüne peal tegutsenud taustal, kes teatud raadiojaamade kuulajate jaoks on ilmselt väga tuntud nimi, aga kellel sellist tõelist läbilööki ei ole õnnestunud veel teha. Kuidas kellegile? Sest mõnel tema laulul te ei usu seda, aga on YouTube'is ligi 3 miljonit vaatamist. Ja ma arvan, et mingi seltskonna jaoks on see märgilise tähtsusega, et nad näevad Renatet Eesti Laulu poolfinaalis ja ma ennustan ühte asja, et see on nüüd see koht, kus rahvalt ja fännidelt tuleb palju punkte ja siis žüriilt ei tule ja siis on pahandus palju. Aga Uku Suviste, kes ju eelmisel aastal superfinaalis sai 2. koha ja siis pärast rääkis, kuidas ta korduvalt on üritanud selle lauluga Eesti Laulu eelžüriist läbi saada. Ütleme nii, et nüüd on nagu paisu tagant valla pääsenud, sest selle aastal on taaskord Eesti Laulu poolfinaalis. Lugu on What is Love ja loo autoriteks Uku ise ja Sharon Vo. No, ma kujutan ette, et ikkagi suhteliselt sarnasest stiilis lugu näeme, mis eelmisel aastal väga paljude inimeste südame võitis. Absoluutselt ja kui nüüd Uku midagi muud prooviks, siis ma arvan, et see lähekski läbi. Ma arvan, ekraanil ikkagi vaatab vastu Uku suur plaan ja need silmad ja siis võetakse see telefon ja helistatakse Uku poolt jälle. Priit, sina oled ju ka seal eelžüriis korduvalt istunud. Mul on praegu hea küsida kohe tögades, et miks te siis enne seda Ukut läbi ei lasknud? Võib-olla siin ongi see, et nendel hetkedel, kui ma mäletan ka seda Ukut nendest varasematest eelžüriidest ja ta tõesti ei saa öelda, et ta jäi nüüd nagu suurelt välja, ta ikkagi nagu oli hästi seal joone all napilt, aga
Võib-olla oligi probleem selles, et tol ajal kuulati neid laule nimekiri ees. Ja siis ma usun, et nii mõnigi žürii liige mõtles, et mis Uku, no mis asja, eks ole. Aga nüüd, kus ju tegelikult eelžürii kuulab laule pimedalt, ehk siis nad ei tea, kes esitab ja võib-olla mõni ei tunnegi Ukut ära. Ja näed, nüüd läheb 2 aastat järjest. Et äkki see pime kuulamine on Uku puhul olnud võti, mis on õnnestunud tal, läbi selle siis on pääsenud edasi. Mitte ainult Eestis, ka Venemaal talendisaates õnnestus siis, kui žüriil oli kõigepealt vaja teda kuulata selge ees. Mis on nagu huvitav on see, ja siis kui ta jälle lavale läheb, siis ju hakkab just nimelt see välimus mängima, siis hakkab see Uku ise mängima, siis see lugu, ma arvan, mängib juba nagu väiksemat rolli. Selles suhtes on nagu väga selline huvitavat vist. Saab näha, kui vähegi rahvas endiselt midagi sellist tahab, siis ma usun, et Ukut näeme ka finaalis. Aga siis veel selline huvitav lugu nagu Without Reason, esitajaks Little Mess, loo autorid Eberon, Timo Vent, Mihkel Mattiisen, Tanja Mihhailova Saar ja see on siis tüdrukute kollektiiv, kes on nii-öelda Lala Leidise järeltulija või mingil määral öelda. Ja sellel aastal siis läbi konkurssi otsiti Tanja Mihhailova Saare poolt kokku pandavasse tüdrukute bändi liikmeid ja Little Mess on siis 3 tüdrukut, kes selle ettevõtmise võitsid. Nüüd nad on suve läbi teinud hoolega trenni ja ka salvestanud ja selles mõttes on see kindlasti selline power number, et esiteks nad laulavad väga hästi ja teiseks ma arvan, et nad on ainukesed, kes tantsivad kogu sellest seltskonnast. Võib-olla mõnel on mingisugused tantsijad seal lava peal lisaks, aga need tüdrukud tantsivad ise ka väga hästi, et see on selline klassikaline selline äge popnumber, mille sarnased muideks on Eurovisioonil nagu üllatavalt kõrgetele kohtadele tulnud. Ma mäletan just siin tekkis ju selline arutelu siin vist kas mingi Valgevene numbri üle siin, et kuidas selline laul nii kõrgele saab, aga see oligi nii lihtne ja selline inimeste jaoks nii-öelda arusaadav. Tõsi, tüdrukud laulavad inglise keeles. No eks paistab. Eks paistab, no igatahes need on tegelased, kes on kõvasti tööd teinud, et mind natukene üllatus, kui sellest konkursist oli juba natukene aega möödas, siis kui mina tegin nendega intervjuu ja minu meelest oli neil juba debüütsingel väljas ja küsisin, et kuidas siis esimene kontsert oli ja siis nad ütlesid, et ei, me ikka teeme veel mitu kuud proovi, kui me esimese kontserti teeme, nii et kõvasti on valmistatud. See on selge, et Tanja neid ei lase enne proovirumist välja, kui asi on selge ja kui keegi teeb nii-öelda Eesti laulu poolfinaali mineku nimel trenni, sõna otseses mõttes, füüsilist trenni, siis ma arvan, need on need 3 tüdrukut. Nii, need on need 24 poolfinalisti, keda me ei ole veel kuulnud, keda me ei ole võimalik teile mängida lasta. Täna mängisid siin need vanad lood, aga uued peaksid siis selguma novembri lõpus tehtama avalikuks. Ja igal juhul me väga põhjalikult hakkame neid kuulama ja arutama ka meie podcastis. Absoluutselt. Aitäh kuulamast. Taavi Libe, lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.